jälle on käes sügis, lehed langevad ja särkid ja värgid ja teate, mis mulle sellega meelde tuleb? Mäletate umbes, millal see oli? See oli umbes täpselt 10 aastat tagasi oli Estrellal selline krõpsukampaania, et krõpsupaki seest võis leida pool raha, selline plastist raha oli väike, et võitsid pool leida, et oli 5 eurone ja 10 eurone ühel pool ja teisel pool oli siis mingid litid olid ja ma ei tea, Läti vist jäeti siis välja, sest vist siis Lätid kehtisid ka tol ajal, aga igatahes jah, et olid eurod ja litid, olid 2 poolt leidsid, said selle raha, mis seal peal kirjas oli, ehk siis 5 või 10 eurot või mis iganes see litides oli 20 ja midagi muud siis meelde. Ja mina ei võitnud mitte ühtegi korda. Ma nagu ostsin nii palju, ma sõin 2 pakki krõpsu päevas too aeg. Ma nagu pidin lihtsalt nii palju krõpsu ostmas, ma nagu olin nii palju juba raha sinna investeerinud, ma pidin ju selle kuidagi tagasi saamas. Ma ostsin, ma sõin krõpse iga päev. Päris hull värk oli ja ma kogu aeg kahtlustasin, et Eestisse saadeti ühed need rahapooled ja teised saadeti kõik Leetu. Et kui praegu oleks selline asi, siis mul selliseid võimalusi ei olnud, ma olin mingi, ma olin 13 umbes, on ju. Nüüd mul on vaata võimalus, et ma istuks, sõidan ma isegi pea sõitma Leetu, vaata mul on juba sellise privileegi, mul on, teen väikse kõne, ütlen, et tšau praulikas, et mine kontrolli järgi, et kui minu eeldused paika peavad, siis ongi, saadan kõik sulle, teeme tead kõik rahaks, pärast tead on normaalne, sina saad endale mersu, tead saad kõik šalavad endale rajoonis, oled kõige rajoonid ja isa nüüd. Ja siis mina saan GTR-i ja saan ka normaalselt alla. Aga siis selliseid võimalusi ei olnud, et ütleme, 10 aastaga on elu läinud teistsugusemaks, on palju lihtsam selliseid asju järgi kontrollida, kui alati selline kahtlus on. Aga jah, sügis on käes ja päris normaalne. Ma oleks peaaegu pikali ka kukkunud, et hoia veel telefoni käes kõndides.